ma kutsun teid Pabori maailma, sest ilu ei ole mitte kunagi liiga palju ja et seda kõike meis ikka võimendada, selleks on imeilusad ja head tooted. Ja Paboril on täiesti uus kollektsioon. Evelin, räägi sellest. Jah, tere tulemast kõigile vaatajatele meie müstilisse ilumaailma ja see on tõsi, et Pabori valik on ääretult lai ja tekitab võib-olla vahel segadust, et milleks mingisugune kollektsioon loodud on. Ja me mõtlesime, et alustaks selles videolõigus siis kõige uuemast ja kõige uuem toodete kollektsioon, mille me just lansseerisime, selle nimi on Dr. Pabor Cleanformance. Et kõigepealt, kui me neid tooteid vaatame ja selle nime peale mõtleme, et see nimetus Cleanformance, mida see siis tähendab? See on kahe sõna kombinatsioon inglise keelest Clean Performance ja viitab siis sellele, et tegemist on ääretult puhaste toodetega, aga samas me tagame siiski väga tõhusa efekti. Kõigepealt peaks muidugi mainima ära ka selle, et Pabori jaoks puhtus ja efektiivsus, need ei ole mitte midagi uut. Et tegelikult Pabor loodi 1956 Saksamaal doktor Michael Pabor poolt ja tol hetkel oli logos selline sõnapaar kasutusel nagu meditsiinische naturkosmeetik. Ja see tähendab seda, et loodus, puhtus, naturaalsus on Paboriga kaasas käinud selle loomisest saadik, aga me rõhutame, et meie jaoks on ääretult tähtis ka efekt. Ja Cleanformance siis see vastab tänapäeva sellisele tarbija ootustele, et on hästi trendikas, moodne, jätkusuutlik kasutada tooteid, kui me teame, et nad on ääretult puhta koostisega. Me teame, et kõik, mis me oma nahale kanname, see tegelikult jõuab ju ka naha sisemusse, meie organismi. Ja me kindlasti tahame olla kindlad, et kõik, mis me sealt nahast siis nii-öelda läbi laseme, et see oleks meie jaoks ohutu ja puhas. Ja Cleanformance seeria siis jah, ta rõhutab sellele, et ta ei sisalda sünteetilisi värvega lõhnaaineid, ei sisalda parabeene, ei sisalda mikroplastikut. Lõhnad, mis kasutades on naturaalsed, ka säilitusained on naturaalsed ja me räägime siin sellest, et tooted sisaldavad minimaalselt 95% siis looduslikke koostisasi, osadel toodetel 98%, 100% ei ole lihtsalt mitte ühelgi võimalusel võimalik. Pabor on ammu tegelenud sellega, et kasutada siis ümber töödeldavaid materjale, no pakkematerjalidest näitekski rääkides, eks ole, kasutada minimaalset plastikut, aga siin seeria puhul ka müügipakenditel ei ole enam ümber ka sellist kilet, toodete turvalisus ehk siis uudsus on garanteeritud teisel moel, et see on ka omaette selline väga põnev asi, et esiteks, nagu me rääkisime, siin ümber ei ole mingit seda fooliumit ega kile, eks ole, aga me tahame olla nende toodete puhul väga läbipaistvad, ehk et tõesti tarbijale näidata, et midagi ei ole varjatud. Ja seega on siin karbi peal, tavapäraselt meil on alati ju toodetel välja toodud siis toimeainete sisaldus, ehk kogu koostis, see on siin täiesti olemas, aga absoluutselt uudsel kujul. Iga siis see keemiline tähis, millest me muidu ju ei tea, mida ta teeb. Siin on välja selgitatud, milleks seda kasutatud on, et ääretult põnev. Tõesti? On ju? Jaa. Oled sa näinud varem sellist karpi? Mitte kunagi. Et me siin saame täpselt teada, mille jaoks mingisugune keemiline ühend, et väga põnev ja sellega me rõhutame, et me oleme täiesti läbipaistvad tarbija ees. Aga räägi, mis siin kollektsioonis on? Nii, nagu alati me oleme maininud, siis nahahooldus algab puhastusest. Naha puhastamine igapäevaselt, see on kogu nahahoolduse AO täpselt. Ja selle pealt ei tasu raha kokku hoida? Kindlasti mitte. Ja puhastuseks on selles kollektsioonis Cleanformance siis 2 erinevat toodet. Kõigepealt näiteks Clay Multi Cleanser. Ta on siis savi sisaldav mitmefunktsiooniline näopuhastustoode ja äge on see, et tegelikult me saame öelda, et ta on 2 ühes toode. Et tänapäeval on hästi mõnus ka mõne asja puhul, et kui me ka kuskile reisime või liigume, et me ei pea kaasa võtma seal väga-väga suurt arvu. Et siin on selline Clay Multi Cleanser, mis toimib nii igapäevase naha puhastusena, kui lisaks saab seda kasutada kas siis sügavpuhastavat maski ja koorijat.
Sisaldab ta savi, nagu nimetuski ütleb, sobib igale nahatüübile. Kui me tahame teda kasutada siis naha puhastamiseks hommikul või õhtul, siis me kanname lihtsalt väikse koguse seda puhastajat oma nahale, emulgeerime, lisades vett ja peseme kõik selle nahalt maha, nägu, kael, dekoltee. Pabori nägu alati algab juba dekolteest ja kaelast isegi. Ja sellega saab pesta ka silmameiki maha. Ehk et nagu lisades talle vett, peseme maha. Nüüd, kui me tahame teda kasutada maskina, siis me kanname ta nahale ja jätame mõjuma seal 15 minutit, võib-olla 20 ja siis peseme maha. Siis tal on selline ka sügav puhastav efekt. Ehk et tõesti multifunktsionaalne, hästi äge toode igale nahatüübile. Aga kui me räägime puhastusest, siis siin on üks selline hästi eriline toode, millest ma tahaks veel rääkida. Et need on sügav puhastavad naha puhastuspadjakesed. Ja huvitav on see, et siin ei ole sees absoluutselt vett. Väga mugav puhastustoode ka näiteks reisides. Täiesti kuivad. Nad on biolagunevad, need padjakesed loomulikult. Ja kuidas me siis neid kasutame? Vot siin on selline avaus, mis me paneme, näpud paneme siia sisse. Selle padjakesel on 2 poolt. Üks on siledam ja üks on veidi krobelisem, karedam. Ja siledam pool on mõeldud silmameigi eemaldamiseks ja karedam pool siis kogu näokaela dekoltee puhastamiseks. Ja see puhastusaine, mis siit selle padjakese sees on, see aktiveerub, kui me lisame vett. Niisutame teda. Siit tekib selline puhastusvaht. Näed? Ja kogu aeg, kui tundub, et läheb kuivaks, siis jälle vett lisades seda ainet tuleb nagu juurde. Nagu näopuhastusvaht tuleb siit välja. Ja esmalt siis puhastame selle kareda poolega kogu näokaela dekoltee ja siis pärast niisutame teist poolt, sellega saab ära võtta siis ideaalselt silma huulemeigi. Et minu meelest väga põnev. Oled näinud midagi sellist vara? Ei, absoluutselt ei ole. Suvel reisides ka üliäge. See on isegi see, et pane raamatu vahele. Jah. Nagu päriselt. Et kui sa tead, et sul õhtul kuskil lennukis oled näiteks, et ülimugav. Just. Geniaalne, ma ütleks lausa. Et see on selline midagi ekstra. Nii. Aga kui nüüd nägu on puhas? Nii, loomulikult meil on olemas tooted ka siis peale puhastust naha hoolduseks. Meil on olemas seerumid ja kreemid. Kui me räägime, millised seerumid või millised kreemid, põhimõtteliselt kreemid, seerumid jagunevad siin 2-3 rühma. Meil on olemas seerum, üldse kogu selle sarja puhul me räägime tervest niisutatud nahast ja särast. Et selline sõna nagu glow, et selline sära, nooruslik näonahk, niisutus, see on nagu väga trendikas ja kogu selle Clean Formance toodete kollektsiooni puhul me just räägime, et nahk saab hästi niisutatud ja kaunilt kumav. Ja kui me räägime toimeainetest, mis läbib siis kõiki neid tooteid, siis siin me räägime ka pre- ja probiootikumidest, neist sa oled kindlasti kuulnud. Varasemalt oleme me rääkinud, et naha kaunis välimus ja tervis sõltub peamiselt siis 3 faktorist. Et üks neist on siis meie naha niiskuse sisaldus, teine on, millises olukorras on meie naha pindmine kaitsekiht ja 3, milline on naha pH. Aga siin me toome lisaks veel sõna mikrobioom, et mikrobioom see on selline siis nähtamatu, võiks öelda nagu nähtamatu kaitse kogu meie organismile. Ta koosneb siis erinevatest bakteritest ja on oluline, et see oleks siis bakteriaalne keskkond, et see oleks tasakaalus. Kui ta on tasakaalus, siis ta kaitseb meie nahka, aga kogu meid ümbritsev keskkond, meie elustiil viib teda tasakaalust välja. Ja selleks ongi siis pre- ja probiootikumid kasutusel, mis siis hoiavad selle mikrobiomi tasakaalus selleks, et meil oleks nahal selline terve kaitsekiht olemas siis. Ja nendes toodetes on see sees? Kõigis Clean Formance'i toodetes on see sees. Ja meil on olemas siin väga mõnus kreem ja seerum, mis sobib ideaalselt niisutuseks. Selle seeria nimi on siis Moisture Glow, niisutav sära, eks ole. Hästi mõnus konsistents, selline kerge, lõhnab niimoodi puhtuse järgi, ma ütleksin. Kindlasti mitte häirivalt, kergelt, hästi mõnus konsistents ja sinna juurde ka seerum. Et see seerum sobib, ütleme suvisel perioodil, ma ütleksin igale nahatüübile, sest niisutust suvel ja päiksega vajab iga nahk.
ja nii kombineeritud kui dehüdreeritud ehk kuiv ja seerum samamoodi hästi mõnus, kergesti imenduv. Et seerumit ja kreemi võiks siis ideaalis koos kasutada. Enne seerum, siis kreem. Jah, sest seerum toimib rohkem naha seespool. Kreem on mõeldud selleks, et meie naha kaitsekiht taastada, seega enne paneme seerumi, see läheb lupsti naha sisse ja pärast siis paneme kreemi peale, et naha pind oleks kaitstud. Ja kui ma siin targutan, siis tegelikult need molekulid on lihtsalt erinevad ja sellepärast tasus ka silmakreemi eraldi kasutada, sest molekulid, et meie silma all on ju nii õrn nahk, et nad ikkagi läheksid sinna sisse. Just. Meil on olemas ka silmakreem selles kollektsioonis, tõesti hästi mõnusalt imenduv ja silmakreemi on soovitav kasutada eraldi siis näokreemis, sellepärast täpselt nagu sa ütlesid, et molekulid on erineva suurusega ja silma ümbruse nahk on teistsuguse ehitusega. Just. Ta on palju õhem ja sellepärast spetsiaalne kreem, mis just sellele piirkonnale mõeldud on ikkagi oma eesmärgiga, et väga hea silmakreem on ka olemas. Siis meil on olemas siin CBD, Phyto-CBD kreem ja sinna juurde ka CBD seerum. See CBD, see on lühendsõnast cannabidiol. Ehk siis kanep. Jah, see tuleb kanepist. Aga talle puuduvad igasugused kõrvalmõjud, ta lõõgastab nahka ja see on väga hea ka sellisele kergesti ärrituvale nahale, tundlikule nahale, et siis kannabidiooli sisaldav kreem ja seerum taas hästi mõnusa lõhnaga. Seega siis väga hea ka tundlikule nahale, et rahustab nahka. Kergelt roheline. Just. Kui äge. Ja siia ka siis kreem, jällegi selline mõnus tekstuur, kergesti imenduv. Ja siis meil on kreem Revival Cream Rich. See on nüüd mõeldud sellisele hästi kuivale nahale. Ta on ka paksem ja nagu nimi Rich viitab, ta on rikkaliku tekstuuriga, veidi nagu paksema konsistentsiga, aga just sellisele nahale, mis vajab sellist natukene rohkem õli kreemi sees, et see on selline paksem. Alati rikkalikke kreeme võib ka niiskete näppudega nahale kanda, et nad imenduksid kiiremini. Aga kuidas nagu valida, et pigem ikkagi peab vaatama, et kas on kuiv nahk, siis nagu Richi, kui on siuke kombineeritum või normaalne, siis kergemat kreemi. Hästi sõltub ka hooajast, sellest, milline ilm on õues, et kui on tõesti soe ja palav, siis kui ka talvisel ajal meil nahk vajab võib-olla midagi tummisemat, siis suvisel ajal me tahame midagi jällegi natuke kergemat, et peab valima ikkagi ka selle kliima järgi või selle hetke ilma järgi. Tahtsin ka öelda, et me eestlased oleme õnnistatud oma 4 aasta ajaga, aga see tähendab ka seda, et kogu meie keha ja kogu meie nahk peab kogu aeg ennast ümber kalibreerima. Nii et sellepärast me räägimegi ikkagi nendest tasuks vahetada tooteid vastavalt hooajale. Ja minu meelest ka, et kasutad ühe kreemi ära, sa saad sealt maksimumi, võtad näiteks järgmise on ju, sa saad sealt hoopis teistsugusemaid asju. Just. Et ei jääks sõltuvaks ka nahk ja et ta saaks erinevat toitu, just. Nagu me isegi tahame. Aga siin on veel üks põnev toode, et kas sa oled kuulnud öömaskidest? Olen kuulnud. Tähendab, et see on mask, mille me kanname nahale ja laseme mõjuda siis üle öö, ehk et me ei pese teda maha seal 20 minuti järel, et hästi mõnus nahka uuendav öömask ja seda kasutades, kui me kanname ta nahale, alguses sellise paksema kihina, ta on kreem ja see mõne aja pärast me tunneme, et seal selline õline koostis tuleb ka pinnale, et ka hästi mõnus mask, et ööseks nahale kandes hommikul ärkame siis kauni sellise särava jumega. Kui nüüd Eestis on see kollektsioon olnud mõnda aega ja oli ka väga ilus lansseerimisüritus, siis milline vastukaja on juba nendelt kasutajatelt tulnud? Peab ütlema, et selle kollektsiooni tagasiside on lihtsalt super. Tooted hakkasid müüma nagu üliheli kiirusel. Eks sellepärast, et siin on nagu ka kõik vastavuses, et on nõudlus taoliste toodete järgi, see filosoofia meeldib. Muide, ma pean mainima, et praegu peale lansseerimist kuni siis sügiseni iga tootega, mis te soetate ükskõik kust, kas ilusalongist või veebipoest üle maailma, Babor istutab ühe puu, et Saksamaale oktoobrikuus Babori ostetud siis maa-alale kerkib Babori mets, ehk et iga toode, mida te kasutate, te teate, et üks puu saab istutatud. Ehk siis te teete head. Just, täpselt. Et väga positiivne tagasiside ja selle seeria puhul peab ka mainima, et ta hinnaklass on väga-väga hea. Et see kvaliteet
sest tulemus ja hind, tasakaal nende vahel, hinna-kvaliteedi suhe on super hea ja nende toodetega me oleme lisaks ilusalongidele saadaval ka siis näiteks ILU kauplustes, kaubamajas nii Tartus kui Tallinnas, ehk et teda on ka rohkem natuke siis kauplustes saadaval, mitte ainult ilusalongis. Kuid ilusalongi külastades on olemas ka spetsiaalne hooldus nende toodetega, tunni aja kestvusega ja taas ka sellises soodsamas hinnaklassis, aga just ütlekski, et nii see hooldus kui need tooted ka suvisel perioodil on ideaalne naha värskendus, et laialt saadaval. Ühesõnaga, ma tahan siia lõppu veel seda ikkagi öelda, et ma olen selles Pabori maailma lummuses olnud juba, ma ütleks, et 5 aastat. Ja see on hämmastav, me oleme nendest toodetest rääkinud ja alati tuleb ikka midagi uut ja Pabor üllatab. Just, me tegelikult teame, et kogu maailm kõik ju areneb kogu aeg ja nagu me teame, Paboril on oma laboratooriumid, oma teadlased ja meie lubadus alati tarbijale on, et me pakume kaasaegselt kõige efektiivsemaid tooteid ja seetõttu ongi vajalik see areng ja muutused, et me ei jää ajas kunagi seisma, et kogu aeg tulebki midagi uut ja nii peabki olema. Et ka vanad lemmikud saavad üle paari aasta taas lansseeritud ehk veidi uuendatud, et see on meie lubadus tarbijale, maksimaalne tõhusus, loomulikult puhtus, siis trenditeadlikkus ja vastavus siis tarbija vajadustele igal hetkel.